hommikust! Nii lahe, et meid järjest siin koguneb ja täna tuleb meil üliäge live. Nii et loodan, et kõigil on selline mõnus koht, kus jälgida ja energia üleval. Ja kui energia praegu veel ei ole üleval, siis ärge muretsege, 45 minuti pärast on teil energia täiega laes. Sest meil on üliäge külaline, kelleks on Meelika Enso. Ja no lisaks sellele, et Meelika on juuksur, nagu te näete, kõik mul on väga ilus soeng, on Meelika tehtud. Ja, ja kogu meie pere on väga suur Melli stuudio fänn. Meelikal on siis oma juuksestuudio, aga mis ma Meelika puhul alati imetlen, on lihtsalt tema sära, et ta alati lihtsalt kuidagi särab, hoolimata sellest, et tal on 3 last ja ta ärkab vara ja ta teeb nii palju asju ja ta runnib oma seda salongi, pluss on iga nädalavahetus lastega kuskil võistlustel. Et lihtsalt ma alati imetlen, et kuidas tal jätkub seda energiat ja ta näeb alati nii hea välja. Et me tahaks ka neid nippe saada, nippe ja trikke, et kuidas siis 3 lapse kõrvalt juhtida äri ja see ei ole nagu ühe inimese äri, et paljud ärid on see, et me lihtsalt ise teeme midagi, aga Meelikal on ka väga palju töötajaid seal, keda ta siis juhib ja juhendab ja siis ta veel käib üle Eesti igasugustes komisjonides hindamas juuksurite võimed ja ma ei tea, mida kõike veel, nii et see on lihtsalt uskumatu, palju üks naine suudab ära teha. Nii et võtke siis oma märkmikud ja pastakad, et saaksite ägedaid nõute palju teha, et kuidas siis olla selline ilus ja särav ja produktiivne. Tere hommikust, Meelika! No, tere hommikust! See oli küll ikka suurepärane sissejuhatus, mida sa suutsid teha. Meelika, räägi meile siis, et kuidas sa jõudsid üldse selleni, et sul on oma salong ja sul on seal väga palju, mitu töötajat sul nüüd kokku on seal? 5 töötajat, on ju. Et mitte siis sa ei ainult juhi oma perekonda ja oma lapsi, vaid sul on veel seal 5 lapsukest, kes vajavad juhendamist, on ju, igapäevaselt. Et kuidas sa selleni jõudsid, et sa enda salongi lõid? Ütleme nii, et enda salongini ma jõudsin, ma olen korra varem ka seda proovinud, aga jõudsin lõpuks ikkagi selle tõdemuseni, et kui sul on lapsed ja sa tahad paindlikku graafikut, siis tuleb ikkagi ise midagi luua, et selline igapäevane selline palgatöö või kellegi teise graafikute alusel töötamine kindlasti 3 lapsega on veel suurem väljakutse. Ja see tekkiski põhimõtteliselt selline vajaduspõhiselt ja teine asi see, et kuna mul oli nii palju ideid, mida ma tahtsin teostada, siis ma tundsin, et seda on palju lihtsam teha niimoodi, kui ma saan ise otsustada nagu, et millal, mida ma teen, millise ürituse ma korraldan, kas ma teen koolitusi, kas ma ei tee, on ju, et kõik see ka nagu, et pigem see salongi loomine andis minule nagu siis vabaduse nii laste kasvatamisel kui ka siis enda otsuste tegemisel. Ja kuna ma ei ole nagu üksi nii-öelda rühkija, siis minu jaoks oli oluline, et mul oleks ka kollektiiv, ehk siis ma lõin natuke rohkem töökohti, et minu ümber oleks veel inimesi, kellega neid asju nagu teha ja luua. Nii, hetkel Annika. Ukse peal oled, Annika. Jaa, mul kadus hiir ekraanilt ära ja olin juuditud. No ikka juhtub. Hiired ikka kaovad, isegi ühtegi kassi pole ruumis. Aga ja sul on tõesti nagu nii äge see kollektiiv ja võib-olla räägigi natuke sellest, et kuidas luua sellist ühtsust siis kollektiivis, et tõesti vaadata neid teie Instagrami ägedaid videosid ja iga kord, kui ma käin ka teie salongis, on näha, et teil valitseb selline väga mõnus õhkkond seal. Et kui sa ütlesid, et sa ei taha asju üksi teha, et kuidas sa siis oled leidnud sellised inimesed ja kuidas oled selle koos toimima pannud nii lahedalt?
Mina olen alati öelnud, isegi kui ma käin eksamikomisjonides, siis juuksurid hindamas, et üks asi on kindlasti nagu see töö, mida nad teevad, aga teine on siis see iseloom ja nende loomus ja olemus. Ehk mina hindan väga palju inimeste juures nagu seda ja kõik töötajad põhimõtteliselt on tööle tulnud ikkagi nii, et me oleme teinud ikkagi sellised pikemad vestlused, ehk ma õpin siis oma töötajaid eelnevalt tundma, kas ta sobitub kollektiivi, milline ta inimesena on, et oskusi on võimalik juurde õppida, aga üldiselt seda inimese olemust on nagu keeruline muuta. Ja mulle tundub, et meil on tõesti saanud nagu üliäge tiim kokku, et kõik toetavad üksteist, kõik abistavad üksteist ja tõesti, selles mõttes me saame omavahel kõigest rääkida ja ma ei tea, ei ole olnud nagu sellist situatsiooni, et mida ei annaks nagu lahendada, et ilmselt ikkagi nagu see, et kui ma oma töötajaid valin, siis minu jaoks tõesti see iseloom ilmselt on nagu kõige olulisem tiimi juures ja loomulikult, mis meid nagu veel rohkem aitab nagu ühendada, ongi see, et mul on lihtsalt nagu kogemus, et kui ülemustöötajate jaoks ei ole olemas, üks inimene peab olema, kes seda tiimi seob nagu ja ma püüan nende jaoks kogu aeg olemas olla. Ma üritan leida meile kogu aeg selliseid ühiseid tegevusi ja mulle tundub, et meil töötajad ka täiega naudivad neid hetki, kui me teeme koos neid ühiseid videosid või üritusi, et tööl olles me kõik teeme tööd ja meil ei ole nagu sellist aega, et seal sellist sõbrunemist teha, et sellepärast on vaja võtta neid hetki ja aegu, nagu, kus me saame nagu ka ühiselt koos midagi teha, nagu, mis liidab meid siis veel rohkem nagu. Väga lahe, et tõesti see on näha, et te olete selline äge nagu kamp sõpruskond ka. Aga kuidas sa seda taset oled suutnud hoida ka, et kui sa võtad erinevad inimesed, et tegelikult sul iga juuksur on väga professionaalne, et kuidas sa siis lood seda ühtsust või ühtset taset, et kuidas hoida, kui sul on kollektiiv erinevad inimesed, kuidas hoida siis seda nii-öelda, et see teenus oleks ikkagi ka heal tasemel? Ja see on, ütleme nii, et minu jaoks ilmselt päris suur prioriteet, et me töötajad oleks koolitatud. Iga aasta põhimõtteliselt ma lasen nendel valida alati nagu sellise ühe suurema koolituse, kuhu nad siis saavad ise valida. Siis aastas paar korda ma kutsun kellegi, kes meile koha peal teeb nagu koolitusi. Ehk siis ükski aasta ei möödu nii, et keegi kuhugi koolitusele ei lähe. Et see on nagu selline, kas me saadame üksteisele erinevaid linke, et vaata, see koolitus on tulemas, kas keegi tahab sinna või sinna, kogu aeg on selline infovahetus ja kuna Eestis on päris paljud koolitajad juba nagu läbi käidud, siis ma vaatasin, et üks päev juba kolleeg saatis ühe välismaa juuksuri, kes tegi ka nagu veebi teel mingit koolitust, ehk siis nagu selline pidev koolituste infovahetus käib meil nagu, et kõik peavad nagu kuidagi seda enesearengut hästi oluliseks. See, milles keegi tunneb ennast nagu nõrgane ja teab, et kolleeg käis sellel koolitusel, siis ta uurib kolleegi käest. Me oleme teinud ka selliseid päevi kuus, kus siis kolleegid annavadki üksteisele infot, mida nemad teavad, millest tema on nagu parem, et ka teistele seda infot nagu edastada, et me õpime ka nagu üksteiselt ja vahel tööl olles samamoodi, et kui mul on nagu paus, siis ma vaatan, kuidas kas keegi triibutamist teeb või mingisugust eritehnikat ja jälle ma õpin nagu ka sealt. Väga lahe, et ikka see koos tegemise jõud on ja üksteiselt õppimine on väga suur. Kuule, aga jaga siis meile ka neid nippe, et me siin promosime välja, et saame nüüd igast ilunippe, et tegelikult on ju, et laste kõrvalt sa ise tead, et aega ei ole, aga tegelikult, kuna me kõik oleme nii-öelda ettevõtjad ja puutume vähemal suuremal määral ikkagi inimestega kokku, et me ikkagi tahame head välja näha, et mis on need põhilised soovitused, et kuidas siis enda juuste eest hoolt kanda, mis on mingid põhivahendid, mida kasutada, palju üldse mingeid asju peab olemas olema, millele tähelepanu pöörata, et hari siis meid selles vallas, et kuidas meie saame siis nii head nagu sina välja näha kogu aeg iga päev. Ja kui aega on selles mõttes vähe, kõige esimene soovitus ilmselt on nagu see, et selleks, et igapäevaselt hea välja näha, on vaja head korralikku lõikust, millega on siis
nagu ütleme nii, et suhteliselt muretu on ju. Mina olen siis läinud ka seda kõige lihtsamat teed, kõige lihtsam lõikus, millega on lihtsalt nagu kõige lihtsam nagu toime tulla. Et kui juuksur on teinud sulle väga hea lõikuse, mis hoiab juba, siis ütleme nii, et pool võitu on juba sellest ja teine asi on, ütleme siis pea pesemine ehk juuste hooldus siis, et kuidas seda teha, et pea püsiks piisavalt kaua puhtana, et ei oleks vaja võib-olla siis iga hommiku, ma ei tea, juukseid pesta ja siis jälle neid sättida ja mõllata, eriti nagu suvel, kus tahaks lihtsalt kohe hommikul, ma ei tea, päikest nautima minna või jalutama või mis iganes. Et kui on korrektne lõikus, siis järgmisena on nagu see, et kuidas me siis juukseid peseme. Et juuksed korralikult puhtaks saada, siis oleks vaja neid kindlasti 2 korda šampooniga pesta. Et esimene kord me alles hakkame nii-öelda seda mustust pea naha küljest nagu lahti pesema ja teisel korral me saame selle korralikult puhtaks ja palsam läheb alati otstesse, mitte nagu siia osasse. Et kui see on nagu tehtud, siis ongi küsimus, et kas mõni laseb loomulikult kuivada või fööniga. Kui kuivatab fööniga, siis mõistlik oleks võib-olla pea alaspidi kuivatada, sest siis saaks juba sukse lisakohevuse sinna. Kui ei ole aega selle föönitamiseks veel mõllata ja juuksed on, ütleme nii, et ära kuivanud, siis mina ise kasutan neid Elevate tange. Ma võtsin need isegi nagu siia endale lähemale, mida ma siis kasutan. See on siis juurele kohevuse andmine ja kui ma peale pesu sellega siis nii-öelda enda juuksejuured üle teen, siis ma võin veendunud olla, et 3 päeva on lihtsalt nii muretu, et ma ei peagi nagu millegiga nii-öelda vaeva nägema, et ei ole vaja mul siin mingeid tohutuid föönisoenguid teha ega muid tange nagu kasutada, et ma saan nagu ühe asjaga kõik asjad nagu selles mõttes tehtud. Ja võib-olla, et nagu kui ma enne võtsin, et kui korrektne lõikus on tehtud, me oleme õigesti pea ära pesnud on ja tegelikult juuksevärv on nagu ka selline asi, et inimesed lähevad järjest loomulikumuse poole, et ei ole vaja võib-olla, et nii, et sul on endal hästi tume juur ja siis sa värvid blondiks, siis loomulikult iga 3 nädala tagant see sind nagu häirib ja siis sa pead hästi tihedalt juuksuris käima. Et kas värvida enda loomuliku tooni lähedane toon, siis see väljakasv ei häiri või siis kasutada eritehnikat, kui tahta just tumedate juustega blond olla, et hajutada seda väljakasvu, et väljakasv on nagu tumedam, otsad heledamad, et siis samamoodi tegelikult on 4 kuud, 5 kuud, nii muretu, et valida lihtsalt endale sellised mugavamad nagu värvimise ja lõikusstiilid. Eriti kui mingil perioodil aega nagu napib ja ma ütlen nagu, et tõesti see juure kohevustangid, mis päästavad tõesti nädalas ikkagi päevi. Ma olen täitsa nõus, et kui ma varem pesin iga päev pead, siis nüüd ikkagi maksimum 2 korda nädalas, mis on minu jaoks ikkagi mega võit ja aja kokkuvõit ja igatepidi, siis ma ikkagi vaatan, et aga kui nüüd neid tange ei ole, et kas selle fööniga saab ka nagu sarnase tulemuse või? Ja tegelikult, kui neid konkreetseid tange ei ole, siis osadel on vanast ajast jäänud need nii-öelda krepitangid on ja, või kuidas keegi nimetab neid vahvlilokitangid või mis iganes, et tegelikult saab nendega ka sarnast tulemust saavutada. Ja kui kodus üldse kumbagi nagu nii-öelda tangi ei ole, siis ma nii-öelda leiutasin omale nagu sellise veel kiirema versiooni, sest ütleme nii, et aega tõesti napib on ja vahel on mul nagu see, et ma pean hommikul kell 10 näiteks Tallinnas olema, kui ma Tartus sõidan ja ma olen muidu hommikul juustepesija, aga siis ma nagu annan endale aru, et kui ma pean veel nagu sinna Tallinna sõitma, et mis kell ma tõusen, et kui seda kõike pesu, kuivatust ja möllu teha, et siis ma pesen eelmisel õhtul ära, aga selleks, et ma hommikul ikkagi tunduks, nagu ma oleks just värskelt pesus käinud, siis ma mingi aeg avastasin sellise asja, et kui sul on kodus ükskõik milline, ma ei tea, kamm, hari või mis iganes, et siis on võimalik teha sellist asja, et sa nagu justkui tupeerid kergelt oma nagu nii-öelda juured läbi, mitte nagu ei tee sellist ulmetupeeri, aga lihtsalt suurte salkudena käid siit juure juurest läbi ja siis ma vahepeal lähen sellise suure kuhjaga siis hommikul või tähendab õhtul magama.
ja kui ma hommikul selle kõik nagu ära kammin, siis mul on siin nagu volüüm ja juuksed on puhtad ja nagu kõik on lihtsalt ideaalne. Vau, selline häkk tuli. Ülilahe, ülilahe. Nii et ikkagi vähendada seda pesu on ju, et see hoiab päris palju aega kokku. Jah, no ütleme nii, et loomulikult kui fööniga juba pea alaspidi kujutada, saab ka nagu selle, aga ütleme nii, et üksi lihtsalt puhtalt föönitamine kindlasti ei hoia neid juuri, et loomulikult vahenditest, mida saaks siis sinna kasutada, kui on SOS olukorrad, on nii-öelda siis see kuiv šampoon ja puuder nagu, mis siis natuke annavad, aga ma ise olen pigem nagu see, et ma kasutaks pigem selliseid variante nagu, et ma ei peaks kogu aeg oma peanahale mingisuguseid vahendeid kasutama, et võib-olla kasutada alternatiive, aga ma ütlen, et on olukordi, kus võib-olla oleks vaja, et siis on nagu hea jälle teada, et mida võiks kasutada, et tõesti selleks võiks siis kodus olla kas mingi tekstuurisprei, kuivšampoon või siis on selline juustepuuder nagu, mis siis imab nagu samamoodi selle rasu siit juukse juurest ära ja ükskõik, kui ma nagu kätega tõmban, et siis ta hoiab jälle nagu kohevalt. Väga lahe. Et nii, kõik see nüüd kõvasti märkmeid tehtud, mis kõik peab kodus olemas olema ja aga siis see tupeerid siis õhtul ära peale pesu või? No ja selles mõttes ma pesen ikkagi nagu ära ja lasen juustel ära kuivada ja sest märgade juustega ma ei soovita kellelgi magama minna, et see ei ole kunagi hea idee, et see hommikune lukk ei ole võib-olla siis tõesti see, mida sa ootad nagu. Et juuksed peaks ikkagi nagu kuivad olema, aga mina lihtsalt suudan öösel kuidagi niimoodi ära magada ja suvel, kui on need palavad ilmad nagu, et siis võib-olla, et ikkagi öösel veidi seal nagu higistada on ja siis need juuksed on hommikuks ikka kõik sellised on ja et seda siis nagu vältida, siis tõesti enne magaminekut ma käin nagu need juurekohad niimoodi nagu kergelt üle, ma ei pane mingit vahendit, mitte midagi nagu, sest siis hommikul välja kammimine on lihtsalt see nagu iseenesest vajub sealt nagu välja, et ma ei tee mingisugust tihedat tupeeri võib-olla, et nagu vanasti, et iga väike salk nagu, et see on lihtsalt nagu see, et juuksed hoiaks pea nahast nagu veidi nagu eemale. Eesmärk on see, et juuksed lihtsalt saada kaugemale on ju magades, et nad ei läheks nagu mustaks. Täpselt. Äge. Evelin paneb pildi kinni, siis on 2 mind. Aga nüüd juuste seisukohalt, et kuidas sa ise, et kuidas siis suhtuda sellesse, et kas palju siis stress ja üldine elustiil meie juuste tervist mõjutab ja mis on võib-olla üks on siis see, et mis me nagu väljastpoolt, kuidas me saame hoolitseda juuste eest. Aga kas on ka mingid nipid, et siis seespoolt nii-öelda hoolitseda enda eest, et need oleksid ilusad? Ja loomulikult tegelikult üks asi, vähene asi tegelikult, mida me saame väljaspoolt nagu teha, ongi nagu valida endale õiged šampoonid ja balsamid või maskid. Aga tegelikult kõige olulisem on ikkagi nagu see, mis tuleb nagu seespoolt, sest sealt saab juus nagu siis selle elujõu on ja et kas ta särab või mitte. Ja selleks tegelikult aitab ikkagi kõige paremini taaskord enda peal nagu järgi proovitud on ja et mingid perioodid on nagu sellised, nagu, et kus ise ka lased ennast kuidagi veidi nagu käest ära, kui lapsed on nagu väikesed. Aga siis ma panin nagu tähele, et tõesti, kui inimene on ise aktiivne, igapäevane liikumine, kes käib jooksmas, kes käib kõndimas, ma ei tea, kes teeb joogat, kellele mis on ja et kindlasti oleks selline igapäeva toimingute sees nagu aktiivsus. Uni on nagu see, mis on nagu ülioluline ja tegelikult vee joomine on üks selline asi, mis peaks kindlasti nagu olema täpselt. Et ma ise olen nagu olnud väga halb veejooja, aga mingi hetk ma nagu sain aru, et juuksed on nagu kuivad, kõik nahk tundub kuiv. Et siis ma lihtsalt ostsin enda jaoks selle pudeli, nagu, kus on kellaajalised peal, kui palju ma pean mingiks kellaajaks nagu ära jooma ja minul nagu tegelikult täiega toimis see, et
et siis tekib juba hasart, et ahah, kellak peab 1 saama, et noh, ma pean selleks ajaks nagu siiamaani jõudma ja noh, need kogused ei ole nagu selles mõttes, et nad on nii mõistlikud, et tegelikult see õpetab väga hästi nagu jooma, kui ei ole nagu sellist harjumust sees. Ja loomulikult tasakaalustatud toitumine on ja, et me saaksime kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalid siis toidust kätte on ja. Alati võib muidugi lisaks võtta on ja, aga tegelikult, kui me oleme ikkagi päeva jooksul aktiivsed, uni on paigas, joome piisavalt vett ja toitume korralikult, nagu siis tegelikult paistab see välja nii juuste kui naha olukorras. Ülilahe, et kuidas sul endal siis veel need rutiinid on, et kuidas sina ennast hoiad siis niimoodi, et sul on ju 3 last on ja äri, et kus sa leiad siis aega, et sa veel liikud ja jõuad enda toitumist üldse mõelda, et kuidas sa seda kõike teed? Ütleme nii, et ma võtsingi, noh, võiks öelda, et juba eelmine aasta mõtlesin, et okei, aitab küll nagu, et tore on lapsi ettekäändeks tuua küll, et ma ei saa sinna minna ja tänna minna aga tegelikult tõesti planeerimise küsimus, kõige olulisem on ikkagi nagu oma asjade planeerimine ja tegelikult mahuvad need kõik asjad ilusti päevakavasse. Praegu küll on koolivaheaeg, aga sel hetkel, kui ei olnud koolivaheaega, et siis ma hakkasin enda trenne ühildama laste trenniaegadega, et kui ma ta nagunii juba sinna viin, siis ma saan samal ajal teha ka ära enda trenni ja pärast võtan ta sealt peale. Noh, loomulikult kõige väiksema lapse ma pidin alati ikkagi kuhugi ära orgunnima, sest teda on raske kuhugi trenni kaasa võtta. Aga jällegi tugivõrgustik on ja, et kas siis hoidja või mees. Aga kui me olime nädala alguses juba plaani paika pannud, mis päevadel mul nagu vaja on või mis päevadel ma lähen nagu, siis tegelikult see kõik toimis suurepäraselt. Ja ma ütlen seda vee joomist, ma sain tänu sellele, et ma ei suutnud seda kuidagi nagu meeles pidada, et ma peaks nagu jooma, siis see pudel aitas mind nagu tõesti väga, väga palju nagu selles, et sa võtad ta lihtsalt igale poole kaasa ja sa nagu näed, et oi näed, ma ei olegi vahepeal joonud nagu, et see tuletab nagu ka selle ilusti nagu meelde. Ja õhtul magaminekuga on nagu selles mõttes lihtne, et kooli ajal oli nii kindel režiim on ja, et tegelikult lähed siis ise samamoodi, elad nagu lastega seda sama rütmi põhimõtteliselt. No muidugi oli õhtuid nagu, et kus on vaja mingid tööasjad ära teha, et siis paned lapsed magama ja siis on paar tundi sellist aega. Aga üldiselt, kui mina sel hommikul lapsi kooli pidanud viima, siis mina sain ennast jällegi nagu korralikult välja magada. Et mina pigem ütleks, et jah, planeerimine. Aga mis sul veel on mingid planeerimise või sellised häkid, mis sul aitavad siis hoida kogu seda virvarri kontrolli all? Ja meeles pidada kõik, et kellel on võistlused, kellel on esinemised, mis salongis vaja teha on, et mis süsteeme sa kasutad? Ja meil on tegelikult natuke nagu duubeldatud. Mulle meeldib olla natuke selline vanakool, et minule meeldib ikkagi, ütleme nagu sellised märkmikud või märkmikkalendrid, et kui ma nädalaplaani korralikult lahti löön, siis ma näen kohe, mida ma ise sinna kirjutanud olen, mis on vaja, mis kell, kus keegi on. Mees on pigem jällegi sellise digitaalkalendri usku on ja. Ehk siis mulle tulevad ka nagu tema teavitused kogu aeg nagu sisse, mis tema on näiteks pannud, et ma ei tea, et kell 4 peab selle trenni viima või siis ma ei tea, täna on lastevanemate koosolek on ja, või see, et kogu aeg tuleb kuskilt nagu topelt ja ma ütlen tõesti, et me alati nagu pühapäeval arutame nagu kogu nädalaplaani alati nagu läbi, sest siis on meil need asjad nagu ikkagi nagu väga silmade ees ja meil on kodus lisaks sellele, et siis minul on oma kalender, mehel on oma kalender, siis meil on ka köögis või vahetult enne nagu kodust välja minekut on seina peal ka veel laste tunniplaanid ja trenniajad ja siis sealt me saame ka iga kell nagu, et kui kuskile minek, et see on nagu ka jälle siuke kindla peale, ahah, jah, oli see kell nagu, et meil justkui on 3 kohas selline koht, kus me saame alati üle vaadata, et mis kell või kuskil peab nagu olema, et samamoodi, kui mul on salongi asjadest vaja midagi ära teha, siis mul on tehtud nagu nimekiri ja siis ma hakkan sinna nagu neid linnukesi taha panema, et mis on tehtud ja kas ma jõudsin täna või siis ma lükkan mingid asjad homsesse, et kindlasti tuleb ka nagu panna paika nagu see, et mis asjad on nagu tähtsamad on ja, sest alati tuleb päeva jooksul ka ootamatusi ette
et peab arvestama ka nagu sellega, et vahepeal peab olema nagu üsna nagu paindlik, et kui ma täna ei jõudnud, et ma nagu ei lase ennast sellest heidutada, et okei, siis see jääb homseks. Väga lahe, et ei tohi endale liiga siis nii-öelda piitsa anda, kui midagi tegemata jääb, on ju. ja ma ütlen nagu selles mõttes, et kõige nende kolme haldamisega tuleb osata olla nagu paindlik ja ma kogu aeg rõhutan nagu seda, et me oleks kogu aeg ikkagi sellistele lahendustele orienteeritud, on ju, et kui tulevad ka mingisugused takistused, on ju, et ma ei tea, seda või teist ei saa nagu, siis alati nagu see kuidagi ikka saab, on ju. ja tavaliselt see on nagu toiminud, sest tegelikkuses on alati saanud ju kõik asjad nagu tehtud, et ei ole nagu asja, mis oleks jäänud nagu tegemata, et ma lihtsalt üks päev kellegiga arutledes avastasin ka nagu selle, et kui ma kusagil mingeid aegu kokku lepin nagu, siis ma alati nagu, kui see on nagu mingi äge projekt või tegemine, siis ma alati ütlen davai, teeme ära, on ju. Ilma, et ma nagu võib-olla oleks kodus läbi arutanud või mõelnud, kas ma nagu saan, on ju. Siis kui see aeg lähemale jõuab, siis ma vahepeal vaatan, et on ju. Ja nagu mulle tundubki, et vahepeal tuleb need asjad lihtsalt nagu kirja panna ja siis tegelikult tulevad ka nagu lahendused ja ma alati nagu, mul ei ole ükski koht või tegevus jäänud nagu tegemata, et alati leiab sellele nagu siis sellise lahenduse, et kes tuleb, ma ei tea, kas lapsi vaatama või kuidas me selle transpordi või mingisuguse muu asja teeme. Ma olen küll Meeliku puhul märganud, et sul ei ole nagu ühtegi vabandust kunagi, et ma ei saanud seda või seda teha, on ju. Et tõesti ma näen, kuidas see lahendustele orienteeritus nagu väga hästi toimib, et alati saab, kuidagi alati kõik saab nagu tehtud. Et see on lahe, et kas see keskendumine lahendustele on ka asi, mida sa enda lastele üritad nagu edasi anda? Ja see on nagu meil kodus, ma vahepeal naeran, et meil on nagu mingisugune mantra seal kodus, on ju, et põhilause on nagu see, et ma saan hakkama kõigega, kui ma vaid tahan, on ju, et mäletan kuidagi nagu see laps, kes on praegu kohe saab 10, on ju, et kui tema käis lasteaias, äkki ta oli 4, siis seal oli vaja mingeid lauseid ja siis see lause kuidagi meil tuli ja minu arust on nagu sellest ajast meil nagu jäänud nagu sisse, et kõikidel lastel vahepeal, kui midagi nagu on nagu, siis nad juba ise tuletavad nagu seda meelde, et ma saan hakkama kõigega, kui ma vaid tahan, kui tekib mingisugune hirm või trots, et ma ei tea, kas ma saan sellega nagu hakkama. Ja mind ennast on nagu ka see kuidagi nagu saatnud, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, on ju, et see on tõesti nagu see, mida me nagu kodus ka ikkagi üksteisele sisendame, et ei ole nagu tegelikult selliseid asju, mida ei saaks nagu teha. Et kui sul on ikkagi nagu unistussoov midagi nagu teha, siis me ikkagi leiame nagu mingisuguse võimaluse või lahenduse, et kuidas seda teha. Väga lahe. Kas teil on veel mingisugused põhimõtted, mis te laste kasvatamisel järgite või mida te eriti tahate rõhutada? Mõtlengi, et kõige olulisem on alati nagu see, et me tahame olla ise oma lastele nagu eeskujud, et kui me midagi nagu räägime, siis ei ole lihtsalt see, et mina räägin, aga tegelikult on teistmoodi, et siis ma käitun oma sõnadele vastavalt ja see, mida mina oma lastele veel korrutan, nagu see, et kui me oleme midagi lubanud, me oleme teinud mingeid kokkuleppeid, siis me ei hüppa sealt alt ära nagu, et alati see, mida me oleme lubanud, selle me ka nagu täidame, on ju, et vahepeal lastel on nagu see, et ma ei taha täna trenni minna, nagu sihuke väsimus on, on ju. Siis ma ütlen, et aga treener esiteks ootab, me oleme lubanud, et me läheme täna trenni, on ju, ja siis ei ole niimoodi, et 10 minutit enne trenni mina ütlen, ma ei lähe, on ju, et siis ma toon alati selle näite, et samamoodi, et minul on kliendid broneeritud, on ju, siis 10 minutit enne ma ei ütle kliendile, kui ma ei viitsi ikka täna tulla, nagu on ju. Et need ajad on broneeritud, nagu see tähendab seda, et mul peab olema mingisugune vastutustunne, ma ikkagi lähen 4 teen selle asja nagu ära, on ju. Et sellised ja muidugi nagu alati see, et me aktsepteerime inimesi sellisena, nagu nad on, et kõik me oleme nagu erinevad, kas me oleme kehakujuliselt erinevad või siis on mingisugused muud, et kunagi me ei vaata nagu viltu, me oleme sellest kodus ka tõesti nii palju nagu rääkinud, on ju, et me kõik olemegi erinevad ja vahel, kui nad siis nagu kohtuvad midagi sellist, mis on võib-olla ebatavalisem, kui nad muidu on harjunud nägema, siis nad kodus kunagi seal juures ei kommenteeri, aga kodus tuleb see uuesti jutuks ja siis ta ütleb, et jaa, me kõik oleme ise muud.
et noh, lihtsalt ka nagu seda, et samamoodi ju, kui meie töötame nagu inimeste ehk klientidega on ju, siis me kohtame tegelikult igasuguseid kliente on ja me peamegi neid aktsepteerima täpselt sellistena, nagu nad on nagu. Ja koolis kohtab igasuguseid lapsi ja tegelikult noh, me peame tulema ju igasuguste inimestega nagu toime. Ja pigem alati õpetan ka lastele see, et kui keegi palub kuskil linnas abi nagu, et siis ma alati nagu kas lähen ja aitan nagu, et näidata ka nagu seda, et kui kellelgi on abi vaja nagu, et siis me ikkagi nagu läheme inimestele appi. Ülilahe. Hoolimata sellest, et te kõik olete erinevad, mulle tundub, et teie pere on ikkagi hästi ühtne või kuidagi hoiab hästi kokku, et teete te midagi teadlikult nagu selle nimel ka, et seda ühtsust luua, ma ei tea, mänguõhtuid või ma ei kujuta ette, et kas see on selline teadlik tegevus? Ja meil on päris palju selliseid ühiseid kindlaid asju, mida me teeme. Üks on näiteks see, et iga õhtu, ükskõik mis päev see on nagu, et kui me muul ajal võib-olla, et üks viib ühte trenni, teine teist trenni ja päeval on ka kõik kuidagi laiali, siis alati õhtul enne magamaminekut ütleme nii, et mõnikord läheb see pikemaks, aga enam-vähem sihuke 30 minutit. Igaüks saab oma päevast rääkida. Ehk siis, mis talle enda päeva juures meeldis ja võib-olla, et oli mingeid olukordi, nagu mida ta tahaks arutada, siis see on nagu täpselt see aeg, kus siis pere on nagu koos, saab oma päeva emotsioonid kõik ära rääkida, et ta saab nagu puhtalt lehelt kuidagi nagu homme jälle nagu ärgata. Siis meil on alati iga reede nii-öelda sellised, ma ei saa öelda nagu saunaõhtud, aga nagu sellised saunafilmiõhtud on ja, et kõik juba alati ootavad, et see on nagu reedel. Siis alati on traditsiooniks ikkagi see, et pühapäeva hommikul on pannkoogid, on ja, et isegi kui me läheme kas vanaemade või vanaisade juurde, siis ikka on pannkoogid ja meil on nagu peres kuidagi nagu jäänud see nii, et nagu see on nagu meeste ülesanne ehk siis mees ja siis Reiko ehk siis vanem poeg siis teevad neid. Et ja me alati on nagu see, et iga kevadel on mingi kindel kas matk või me oleme nagu aasta alguses alati laste käest küsime, et mis te sellel aastal teha tahate ja siis me hakkame kalendrisse neid asju kirja panema, et nemad on nagu ka kogu aeg kaasatud nendesse asjadesse, et mis me teeme ja mis neid huvitaks, mitte nagu see, et meie paneme nagu paika, et nüüd läheme sinna, mulle meeldiks see on ja, et me ikkagi nagu koos alati kõik arutame nagu ja siis need alati meeldib neid perekoosolekuid teha, et vahepeal, kui me tahame otsustada, kas me läheme sinna või mitte, siis me alati nagu ütleme, et nii perekoosolek Nii lahe, et sellest on nagu näha, et asjad ei juhtu niisama, on ju. Ei äris, et kui me tahame nagu äri kasvatada, siis me peame nagu ette planeerima teadlikult ja mõtlema läbi, et mis see strateegia on, kuidas me seda teeme. Ja sama asi on peres. Tegelikult see pere on täpselt sama nagu väike äri, on ju. Et kui me tahame, et need töötajad oleks ühtsed või siis pereliikmed oleks ühtsed, et tuleb teha neid tegevusi, et sa teed juuksuritega selliseid koosolemisi, samamoodi sa teed ka peres, on ju, oma perega neid filmiõhtuid ja ägedaid asju ja sellist arutamist. Ma tean, et teete ju tööl, teete ka oma nende juuksuritega, saavad arutada on ju mingeid asju nagu tiimikoosolekud ja siis perekoosolekud, et tegelikult siin on näha nii ägedalt neid paralleelid, et see ei ole kaks eraldiseisvat asja, et kas kasvatada nii-öelda ettevõtted või siis nii-öelda luua see äge perekond, mis koos kasvab, et tegelikult need põhimõtted on täpselt samad. Et üliäge, kuidas sa oled nagu selles mõttes ka eeskuju sellega, et täpselt niimoodi see on ja kuidas selle saab toimima panna. Ülivinge. Ja ma nagu nõustun sellega ja minu arust sa oled ka varem öelnud, et tegelikult kui juba laste kasvatamine on selline väljakutse, siis tegelikult tõesti mingisugune äri kasvatamine on selle kõrvalt võib-olla, et isegi nagu lihtsam. Et see, et kuidas saavutada tõesti nagu peres selline üksmeel ja lastega neid nii-öelda läbirääkimisi pidada on ja, või siis kuidas nende nii-öelda jonnihoogudega toime tulla on ja, et mitte, et salongis töötajad jonniks, aga nendel on ka mingisugused võib-olla oma mingi vastasseisud, et kui sa oled kodus selle kõik juba nagu läbi teinud ja sa tead nagu, mis nagu töötab ja kuidas seda võib-olla nagu teha, siis tegelikult see kandub täpselt samamoodi tõesti nagu üle nagu ettevõttesse. Ja olete te jaganud oma abikaasaga ka nagu sellist vastutust? Mulle tundub, et te olete, et ei ole nii, et see lapsed ja pereasjad on kõik sinu õlul, vaid kuidagi tundub, et teil on
teil on selline koostöö, et kas see on ka niimoodi teadlikult läbi arutatud ja paika pandud või kuidas sa selle oled saavutanud, et sul mees hommikul pannkooke teeb? Ütleme nii, et tõesti, kuna meil siin Tartus vanavanemaid või nagu ei ole, kellele siis aeg-ajalt lapsi viia, siis me oleme pidanud siiamaani kogu aeg kahekesi suutma ise kõik selle asja nagu ära hallata. Ja juba teadlikult, kui me esimest last saime, oli nagu see, et mees oli teadlik, et mina koju ei jää, et mina tahan nagu ka tööle minna, onja. Et siis ta peab arvestama sellega, et me mõlemad peame täpselt samamoodi nagu panustama, et vahepeal on tema kodus, vahepeal olen mina kodus. Temale see suurepäraselt sobis ja see toimib meil siiamaani, et vahepeal, kui mina olen täispika päeva tööl, siis on tema kodus. Laste trennid me oleme ära jaganud, kes millal, kuna lapsi trenni viib. Ehk siis tõesti nagu see tugi tema poolt nagu, et mina saaksin enda ettevõtet luua, et tema saab oma asju teha, me kasvatame ühiselt koos lapsi, nagu meil on nagu ühed samad nagu mõtted on ja me oleme omavahel läbi arutanud võib-olla, et mis on siis laste kasvatamise juures meie jaoks oluline, kas need trennid on olulised või nagu, mida me peame nagu siis selles mõttes oluliseks. Muidugi oleks lihtne käega lüüa, suva need laste trennid nagu, et las olla kodus, siis ei pea kedagi vedama, on ja. Aga kas see on siis nagu parem, kui lapsed istuvad nagu kodus, ja taaskord tuleb mängu siin see, et meil mõlemal on nii paindlik töö. Et kui meil mõlemal oleks siis esmaspäevast reedeni 9-5 tööpäev, siis me ei saaks rääkida siin sellest vastutuse jagamisest on ja siis peaks seda, ma ei tea, kas üks või teine tegema või siis ma ei tea, kuidas see toimiks. Ehk siis meil mõlemal on hästi paindlikud tööd ja see ikkagi üksteise toetamine, üksteise austamine on ja, et me laseme teha kõigil peres siis seda, mida nad tõesti nagu naudivad. Oli lahe, et ikkagi jälle hästi teadlikult lähenenud on ju. Eelnevalt kõik on läbi arutatud, et siin ei ole, ei saa midagi jätta nagu selliseks, et et vaatame jooksvalt. Tegelikult ega elus need jooksvalt asjad, siis nad jäävadki kuidagi on ju. Et need lapsed kasvavadki nii, et tegelikult ei teagi, et mis põhimõtted olid on ju. Näha, et tule kasvamas on väga lahedad inimesed teil peres. Et tegelikult me ju ei kasvata lapsi, aga kasvatame sellised ägedaid inimesi ühiskonda. Et see on üli lahe. Aga Meelika, meil hakkabki see aeg uskumatult kiiresti lõpule jõudma, on ju, et ma tahaks küsida veel mõned küsimused siia lõppu, et esiteks, et mis on olnud sinul nagu sellised kõige suuremad taipamised ja õppetunnid või on keegi kuskilt öelnud midagi, mis sinuga on nagu jäänud, et kuidas siis ühendada edukalt siis laste kasvatamist ja ettevõtlust, mis sinu kõige suuremad taipamised on olnud selles vallas? Ma arvan, et see tasakaal nagu säiliks, siis kõige suuremad õppetunnid on nagu see, et ära püüa teha kõike üksi. Ma mingi aeg olin nagu see, et ma saan ise hakkama, ma teen kõik ise, siin mul ei ole kedagi vaja, et mingi tõeline super naine. Aga kui oluline on ikkagi nagu see, et me jagame vastutust ehk siis delegeerimine, ka nagu see, et okei, et me mehega omavahel jagame asju, aga ka kodus teatud tegevused, mida siis võib-olla, et mulle ei meeldi teha, on ja ma ei tea, söögi tegemine, koristamine, et seda teeb keegi teine, mul tekib kohe vaba aeg, on ja. Ja et me nagu ei unustaks kogu selles virvarris nagu ka iseendale nagu aja võtmist, on see kindlasti nagu selline oluline ja kindlasti tõesti see ajagraafiku tegemine või ühesõnaga siuke nagu planeerimine, et ma ei olnud kunagi väga siuke planeerija, et kui lapsi ei olnud, siis tõesti nagu vaatame nagu umbes pool tundi korraga, päev korraga. Aga paratamatult, et kui on lapsed, siis tuleb luua endale nagu süsteemid, delegeerida asju edasi ja loomulikult selles virvarris, et tohiks ise ennast siis unustada. Väga lahe, jällegi, et asjad ei juhtu niisama teadlikult lähenema, väga äge. Aga kas on mingisugused raamatud, koolitused, ma ei tea, et mis ressursid sind on kõige rohkem aidanud, et
mis on sul olnud sellised võib-olla, ma ei tea, kas elu muutvad, ettevõtlust muutvad, et mida sa saad nagu teistele soovitada, on väga hea raamat, mis sa oled lugenud, väga hea koolitus, mis sa oled võtnud. Ja ilmselt kõik muutused on alanud sellest, et ma ise olen mingi hetk kõik etapid näiteks läbinud, on jah, et ma olen ise kolistanud nagu siis kõik ämbrid oma nahal nagu üle, on ja noh, kõigil võib-olla meil ei ole sellist aega, et katsetada siin ja seal ja proovida seda ametiposti ja natuke teistmoodi, on ja. Et siis ma ütlengi, et mina teadlikult ju eelmine aasta võtsingi siis Annika endale mentoriks ja ma ütlen, et see kasvatas mind nagu selles mõttes päris palju, et luua endale võib-olla selliseid süsteeme ja distsipliini, et mul oli küll ka varem mingisugused nagu enda mingisugused asjad, on ja, aga võib-olla tõesti jah, see, et kui inimene võtab endale nagu mentori, siis ta aitab sind nagu võib-olla paremini nagu joonele, et kust edasi minna, et lastekasvatusteemal kunagi samamoodi, et ma hakkasin uurima erinevaid asju ja siis sellest on juba aastaid tagasi, kui Tanel Jeppinen alustas oma lastekasvatuskursustega ja kuidas ma neid kõiki kuulasin ja see oli nagu selline äratundmisrõõm, et tegelikult ma teen nagu justkui asju nagu õigesti, aga tuletas mulle jällegi nagu meelde, et jah, see on niimoodi, jah, see on sellepärast niimoodi, on ju. Ja kui inimene võtab endale nagu äriliselt või siis noh, täpselt see, et kuidas pere ja töö tasakaalu, et tal on nagu mentor, kes tuletab vahepeal meelde, et kui sa lähed tööga liiga hoogu, et võta rahulikult, puhka, on ju, et vahepeal on nagu hea, kui keegi teine tõmbab sulle natuke nagu pidurid või siis mingi koha pealt annab hoogu, et davai, kuule, siis tuleb sul jumala hästi välja, et mida sa veel ootad, pane täiega. Et tugi ikka aitab. Jah. See on lahe, et ja seda ma tunnen ise ka. Mul endal on ka coach ja ikkagi asjad liiguvad nagu paremini. Et aga Meelika, mis on 3 sellist soovitust, mis sa annaks, et emale, kes siis kasvatab lapsi, sul on 3 last, sul on väga suur kogemuste pagas lastega ja siis samal ajal tahab kasvatada enda äri, et sa oled nüüd nagu oma laste kõrvalt nullist ehitanud üles oma äri, et mis on sellised 3 kõige suuremat soovitust, mis sa annad selle emale? No ma arvan, et kõige esimene asi oleks see, et tuleks jääda rahulikuks igas situatsioonis on ja noh, tõesti see nii-öelda, ma ei tea, lahendustele orienteeritus nagu alati, et see käiks nagu kuidagi käsikäes, et tegelikult on kõik võimalik, lihtsalt küsimused, kas me ise leiame endale vabandusi või me leiame lahendusi, on ju. Et pigem on nagu see, et me leiame tegelikult lahendusi ja tegelikult me teame kõik seda, et kui me midagi väga tahame, siis need asjad hakkavad lihtsalt juhtuma. Ja kogu selles töös ja selles, et tõesti võtta iga päev aega iseendale, et ma ise olen lihtsalt näinud seda, et kui ma keskendun nagu väga ainult lastele ja tööle, siis ma kaotan iseennast ära ja ma ise ka enam ei saa aru, mis ma siis nagu tegema pean. Et noh, ma arvan, et see ei ole kellelegi midagi nagu uut, aga on hea, kui keegi vahepeal tuletab nagu meelde, on ju. Et siuke väga hea planeerimisoskus, lahendustele orienteeritus ja et me ei unustaks sellest kaoses iseennast. Kõik algab ikka meist endast, on ju. Täpselt nii. Et kui ema on stressis, siis ei ole kodus keegi õnnelik ja kui ülemus on stressis, siis ei ole töö juures keegi õnnelik. Et ikkagi ise oleme väga hästi tähtsad. Aitäh, et sa seda meelde tuletad, ma olen sellest väga-väga tähtis. Lahe, Meelika, kuule, see oli nagu nii hea, mis sa rääkisid, et ma kindlasti kuulan seda veel üle, sest siin oli nii palju nippe, häid mõtteid ja ma siin kohe vaatan enda need laste kasvatuspõhimõtted üle ja panen veel mingid asjad, mis me veel tahaks teha. Et üli inspireeriv, et sa oled ikka nii äge. Aitäh sulle. Ja kust siis räägi lähemalt, et sa teed koolitusi ka, on ju, ja mitte ainult juuksuritele, vaid ka nii-öelda tavainimestele.
kus saab lähemat infot siis sinu tegemiste kohta, kui keegi tahaks sinu salongi külastada, kuidas seda infot saab ja kui keegi nüüd tahab õppida veel paremini enda juuste eest hoolitsema, siis koolitus on äkki tulemas või mõttes sul või midagi sellist? Ja muidugi kõige rohkem infot saab meie Instagrami lehelt Melli Stuudio ja meil on koduleht mellistuudio.ee. Et tõesti, meil siin suvel on tulemas just koolitus nii-öelda siis tavainimestele, mitte juuksuritele. Et panime siin just seda kuupäeva paika, ehk siis nädala lõpuks ilmselt on info üleval. Et kuidas siis teha endale lokke. Tuleb selline koolitus, et inimene saab ise valida, kas ta tahab siis teha sirgendajaga või lokipulgaga, et ta saaks selle teadmise, et millise kuumusega peaks tegema, millised viimistlusvahendid peaks kasutama ja kuidas saada siis see soeng nagu nii, et ta püsiks, sest päris paljud kurdavad pigem, et need lokid ei püsi. Loomulikult on võimalik võtta meil ka selliseid koolitusi, et kui inimene tahab lihtsalt ise nagu, ma ei tea, kuidas enda nagu juustega toime tulla, et milliseid soenguid teha, siis samamoodi on meil seal kodulehel mellistuudio.ee on nagu see koolitused, koolituste võib-olla infolatrisse kirjutada, mis on nagu sinu võib-olla ootused või soov, et mis sa tahaksid täpsemalt õppida. Et saab teha ka sellised üks-ühele koolitusi siis nii-öelda inimestele või siis samamoodi, et kui nad saavad online'i kaudu meile broneeringuid teha, et alati on võimalik juuksuri käest nagu küsida siis soovitusi ja me saame alati nagu näidata, et kuidas või mida nagu teha, on ju. Et tõesti see aeg on läinud nagu linnutiivul, on ju, et võib-olla et jõudnudki nagu siin rääkida, on ju, et milliseid soenguid siin võiks suvel nagu kanda, et samamoodi, et kui me paneme need pikad juuksed nagu kinni, on ju, et kuidas jällegi, et me ei pea kogu aeg lahtiste juustega nagu käima, on ju, et praegu sellised sleek ponytailid on nagu nii popid, et nad ongi sellised nagu fashion, on ju, et kui sul on nagu pea must, et samamoodi, et me saame kliendile kõik selle nagu üle rääkida, on ju, et kui ta ise nagu julgelt küsib, et kuidas ta võiks oma juukseid kanda või siis see palaval suvepäeval, kuidas ta saaks neid ise kiirelt kinni panna. Ülilahe, ja ma tean, et laste sünnipäevasid ka on tähistatud teie salongis. Ja, on tõesti. Tüdrukutel saavad õppida soenguid tegema, et mis on ka nagu väga lahe idee. Väga palju erinevaid võimalusi, et igal juhul mina ootan siis seda Loki koolituse kuupäeva, on ju, mul annab ikka midagi keerata ikka, on ju. Alati annab. Et kui kõigile ainult siiagi annab, siis sinul on juba pikkust küll. Ma mäletan enne mingit üritust oli, et ma mõtlesin, et ma teen lokid ja siis oli nagu osa oli tehtud ja siis mul oli nii, ma olin nii frustreeritud, mõtlesin, et ma enam ei taha nagu, ei saanud nagu pooleli ka jätta, et juba oli nagu alustatud. Et see oli ikka väga selline frustreeriv hetk, et okei, ma pean kuidagi nagu selle lõpuni nüüd viima selle projekti, aga ma tegelikult ei tea, kuidas. Et see kindlasti on väga lahe asi. Okei, aga ootame põnevusega. Aitäh sulle, Meelika. Tõesti oli nii lahe, et nagu ma ütlesin, ma kuulan selle kindlasti kõik veel üle ja teen omal veel notes'e, panen kirja ja sain ikkagi, näed, ma just olen ikka käinud vaata sinu juures juba tükk aega, aga ikkagi sain häid nippe veel oma juuksehoolduseks, et alati saab midagi. Nii et olen sulle üli tänulik, sest ma tean, kui kiire sul on ja kui tihe graafik sul on, et sa leidsid meie jaoks aega ja jagasid nii palju väärtuslikku infot, mis aitab meid siis saada nii paremaks ettevõtjaks kui emaks. Aitäh sulle kutsumast. Tšau! Tšau!